F-35 hävitajad võisid olla Ameerika vastuse keskmes Iraani rannikubaaside vastu pärast Iraani pealetungi Hormuzi väinas. Sellel reedel, 8. mail 2026 ei ole F-35 hävitajate osalemist Pentagon veel ametlikult kinnitanud. Sellegipoolest on see võimalus muutunud tõenäolisemaks, sest tabatud sihtmärgi tüüp sobib õhust läbimurde, täpse tuvastamise ja kaitstud rannikutaristu ründamise missiooniga. Levinud uudistes on seisukoht, et varghävitajaid võidi kasutada Iraani rannikul tundlike punktide tabamiseks. Samal ajal kui hävitajad, toetuslennukid ja muud lahinguvahendid toetasid mereväe läbipääsu Hormuzi väinas. Operatsiooni iseloom sobib sellist tüüpi lennuki rolliga. Ameerika Ühendriikide õhujõud ise määratleb F-35 5. põlvkonna hävitajana, mis on loodud tegutsema kõrgendatud ohutasemega keskkondades, vargtehnoloogiaga, integreeritud anduritega ja suurema situatsiooni teadlikkusega. Just selline platvorm omandab väärtuse, kui sihtmärgiks on radarid, juhtimispunktid, rannikukaitse ja strateegilise meretee lähedal hajutatud stardipunktid. Just see oli täpselt see keskkond, kus Ameerika Ühendriikide relvajõud tegutsesid, et rünnata sõjalisi sihtmärke sel reedel. Ma räägin sulle sellest kohe, aga praegu tahad kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse etalon Milson Alves. Iraani pealetung tabas vaidluse südant, Hormuzi väina kontrolli. Hävitajad USS Tuxton, USS Rafael Peralta ja USS Mason olid rakettide, droonide ja väikeste aluste sihtmärgiks. Vastus tuli samas suunas kui teistsuguse jõuga. Ohtude tõkestamine ja rünnakud infrastruktuuri vastu, mis oleks võimaldanud pealetungi. Siiani ei ole rannikubaaside vastu suunatud rünnakutes hukkunute kohta ametlikku sõltumatut kokkuvõtet. Keskväe juhatus teatas, et ükski USA sõjaline vahend ei saanud pihta, kuid ei avalikustanud Iraani kaotuste arvu. Ka Reuters kajastas vasturünnakuid ning Ameerika süüdistust, et sihtmärgid olid sõjalised rajatised, kuid kinnitatud hukkunute arvu ei avaldatud. Raportites mainitud kohad asuvad Iraani lõunaranniku tundlikes piirkondades, sealhulgas Bandar Abbasi, Kashmiri saare ja Minabi piirkonnas. Bandar Abbas on keskne, kuna seal koondub mereväeline kohalolek, sadamataristu ja juhtimisvõimekus. Kashmir asub väina piirkonnas, lähedal marsruutidele, mida mööda liiguvad sõjalaevad ja kaubalaevad. Minabi on oluline piirkond tänu oma lähedusele rannikule ja tugivõrgustikule, mida kasutavad Iraani väed. Al Jazeera teatel registreeriti plahvatusi või infot plahvatuste kohta sellistes piirkondades nagu Kashmir, Bandar Abbas ja Minabi, samal ajal kui Iraan süüdistas Washingtoni relvarahu rikkumises. Ameerika vastuse põhjus on lihtne. Kui Iraan suudab muuta ranniku pidevaks ohukohaks, muutub iga laev, mis üritab Hormuzi väina läbida, poliitiliseks ja sõjaliseks sihtmärgiks. Seetõttu sihtisid Ameerika Ühendriigid mitte ainult laevu või rünnaku hetkel eksisteerinud ohte, vaid ka juhtimispunkte, stardikohti ja jälgimispunkte. Sõnum on see, et Washington ei kavatse piirduda ainult droonide ja rakettide allatulistamisega pärast nende väljalaskmist. Strateegia on nüüd kahjustada struktuuri, mis võimaldab revolutsioonikaardiväel korraldada uusi rünnakuid. F-35 võimalik kohalolu. Selles arvestuses. Hävitaja ei ole ainult ründelennuk. See toimib sensorite platvormina, andmete kogujana ja ühenduslüli õhu, mere ja maavägede vahel. Hormuzi sarnases kriisis võimaldab selline võimekus tuvastada ohupunkte, jagada andmeid ja toetada täppisrünnakuid, ilma et peaks lootma ainult jõule. Reuters teatas, et konflikt toimub ajal, mil püütakse sõlmida ametlikku kokkulepet sõja lõpetamiseks, samal ajal kui Washington ootab endiselt Iraani vastust Ameerika ettepanekule. Probleem seisneb selles, et ettepanek ei lahenda kohe kõige keerulisemaid teemasid, nagu Iraani tuumaprogramm ja Hormuzi väina täielik taasavamine. See asetab Trumpi kaalutletud surve alla. Sel reedel ründasid Ameerika Ühendriigid taas Iraani laevu, mis Washingtoni sõnul üritasid rikkuda mereblokaadi.
Washington Post teatas, et 2 Iraani naftatankerit tehti kahjutuks USS George H.W. Bushilt startinud FA-18 hävitaja poolt, samal ajal kui Valge Maja ootas Iraani vastust rahupakkumisele. See fakt aitab 2 rindejoont eristada. Naftatankerite puhul oli mainitud lennukiks FA-18. Rannikubaasides on F-35 osalus endiselt kinnitamata võimalus. Mis edasi saab, sõltub nüüd Teherani reaktsioonist. Kui Iraan üritab vastata uute droonide, rakettide või paatidega, siis Ameerika Ühendriigid tõenäoliselt suurendavad survet rannikuvõrgustikule. Iraani jaoks seisneb risk selles, et iga uus provokatsioon paljastab rohkem positsioone, rohkem stardimarsruute ja rohkem juhtimispunkte. Kaasaegses sõjas ei ole rannikualade peidupaik lihtsalt ehitis mere ääres. See on radar, antenn, kai, ladu, juhtimiskeskus, sõiduk, heiteseade ja side. Kui see võrk hakkab lagunema, kaotab oht koordineerituse. Ajalugu näitab, et selline Ameerika vastus ei teki tühja koha pealt. 1991 aastal operatsiooni Kõrbetorm ajal oli loogika sarnane ka teises olukorras. Enne lahinguvälja valitsemist võtsid Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased esmalt sihikule radarid, juhtimise, side ja õhutõrje. Ameerika Ühendriikide rahvuslike õhujõudude muuseum märgib, et F-117, selle põlvkonna varglennuk, sooritas kampaania jooksul 1271 missiooni 80% edukus ega kaotanud ühtegi lennukit lahingus. Teine õhujõudude aruanne märgib, et Apache helikopterid hävitasid operatsiooni alguses 2 Iraagi õhutõrjeradarit. Luues võimaluse, et varglennukid ja koalitsioonilennukid saaksid rünnata sügavamaid sihtmärke. Ajalooline õppetund on selge. Kui Washington otsustab neutraliseerida sõjalise võrgu, on esimene sihtmärk tavaliselt vastase võime näha, koordineerida ja rünnakuid korraldada. Teised riigid on samuti sellest aru saanud. Iisrael oli esimene riik, kes Reutersi andmetel teatas F-35 kasutamisest lahingus. Ja tegi seda just seetõttu, et varghävitaja annab eelise keskkondades, kus radarid, raketid ja relvastatud rühmitused püüavad piirata tegevusvabadust õhus. Aastaid hiljem kiitis Iisrael heaks uute F-35 ja F-15 eskadrillide ostmise miljardite dollarite suuruses plaanis, et säilitada õhuülekaal piirkondlike ohtude ees. Revolutsioonikaardiväe jaoks on see halvim stsenaarium. Rünnata, mitte tabada Ameerika laevu ja näha, kuidas nende rannikubaasid saavad kohe pärast seda sihtmärgiks. Järgmise etapi määrab Iraani vastus. Diplomaatiline ettepanek ja revolutsioonikaardiväe käitumine väinas. Kui Teheran jääb vastasseisule kindlaks, on Ameerika Ühendriikidel võimalus laiendada rünnakuid heiteseadmete, radarite ja juhtimiskeskuste vastu. Operatsioon on juba selgelt näidanud, et Iraani rannik ei ole puutumatu ning iga rünnak Ameerika laevade vastu võib avada tee karmimale, täpsemale ja raskemini varjatavale vastusele. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, teeli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.